te võtsite vaevaks sellisel soomusel keskpäeval või leidsite aega tulla siia veidikene juttu puhuma. Ütlen teile ka ausalt ära, et ega mina ei ole mingi kirjanik. Mina olen lihtsalt tavaline inimene, nii nagu kõik me oleme. Aga miks ma selle raamatu kirjutasin, miks ma seda üldse niimoodi vaevaks võtsin ja selle raamatu tegin, oli sellepärast, et minu lapsed on need alati küsinud, et kuidas see nõukogude ajal elas, mismoodi see elu välja tegi, sellepärast, et see, mida praegu kajastatakse ja mida praegu räägitakse, oli kahemõtteliselt või kahepalgeline, ega päris täpselt teada ei ole. Ja nii nagu ma siin ütlesingi oma raamatu tagakaanel, et nõukogude maal võis leida kõik. Oli külgimatut ülekohut, oli hukatavat lauslollust, oli kurbut ja leina ja armastust, oli kõike. Inimesed elasid ja lootsid ja vihkasid sõda. Meeldi tulema jättes kerima ja kerima ja kerima, siis see raamat on ainult esimene osa ühest sellest perioodist, ühest episoodist, mis saab alguse 1984. aasta juulikuust ja lõpeb jõul. See teine osa ka peaaegu valmis kirjutatud. Ja kui nüüd toimetaja jõuab ka üle vaadata, kui korrektselt jõuab kirjavead ära parandada, siis ma arvan, et jõuludeks saab selle raamatule ka järgi.